Aitäh, Erik! Tere tulemast Peetri kirikusse selle tähtsal päeval. Kui keegi ei tunne veel mind, ma olen Väinu Einula, ma olen koguduse esimees ja mul on väga hea meel näha nii palju inimesi meil koos täna, et võtta vastu seda jumalateenistust, mis peapiiskop õpetaja Urmas Viilma meile pakub täna. Meil on väga hea meel, et ta on saanud oma reisul seda ette võtta, et tulla meid kostitama niimoodi. Ja nii, et igatahes mul on olnud pikad jutuajamised temaga ja me proovime seda kogudust või seda kirikuteenistust läbi viia nii, nagu me kõige paremini oskame seda teha. Meil on mõned uusused täna ja ma loodan, et need on ka esimest korda meil, nii et ma loodan, et me saame nendega hakkama. Kui läheb viltu, eks me saame seda kuidagi viisi kohendada. Igatahes väga tere tulemast, Urmas Viilma, piiskop Viilma. Väga tore on, et sa siin ja palun, kirik on teie. Suur tänu. Mul on hea meel taas olla tagasi üle 2 aasta siin Peetri kirikus ja täna on olukord pisut teistsugune ja pisut uus väga paljude jaoks. Mitte ainult organist ei ole meil täna esimest korda siin, vaid ka mina teenin üksi pärast pikki aastaid esimest korda, sest peapiiskop tavaliselt teenib koos mõne teise kirikuõpetajaga, kes valmistab jumalateenistuse ette ja peapiiskop on palutud kas siis jutustama ja armulauda jagama. Aga täna oleme me uues olukorras ja püüame siis olla heatahtlikud ja leplikud ja rõõmsameelsed, sest on alati tore, kui me saame kokku tulla. Ja tänane jumalateenistus on seotud ka usupuhastuspühaga, mis on 31. oktoobril või siis lähimal pühapäeval, nagu see tänagi on. Ja mõtleme siis ka oma usu peale või ka usu peale, mida on vaja säilitada ka siin Eestist kaugel, aga siiski kuulates ja ka lugedes või lauldes omaenda eesti keeles. Me alustame seda jumalateenistust Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel ja me püüame järgida täpselt seda jumalateenistuse korda, nii nagu see on teile siin lehe peal kirja pandud ja nagu ma arvan, see on suures osas siin ikkagi aastakümneid tavaks olnud. Võib-olla on mõned muudatused, aga see on seotud praktilistest vajadustest. Aga me alustame jumalateenistust ja laulame üheskoos alguslaulu On suve ilu otsa saad. Jeruusalemma müüri, sina oled meie varjupaik ja tugevus, sa meie kalju ja tugev linn, meie kilt ja abisarv, meie kõrge varjupaik. Vaadake kalju peale, kus te olete välja raiutud, ja kaevu peale, kus te olete välja kaevatud. Tuleta meelde enne muistseid päevi, küsi oma isalt ja see annab sulle teada, sest Issand annab teile õpetaja õiguseks. Minge kõike maailma ja kuulutage armuõpetust kõigile rahvastele. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
tunnistame sinu ees, et oleme loomu poolest patust rikutud ja oleme sinu tahte vastu eksinud. Sinu poja Jeesuse Kristuse pärast halasta meie peale. Anna meie patud andeks ning uuenda meie südamed ja juhi meid käima sinu teedel nii, et rõõmuga järgime sinu tahet, sinu püha nime auks. Aamen. Kui see on meie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda ja ütelge ja. Kõige väärne Jumal on oma halastuses andnud meie ees surma oma poja ja annab tema pärast kõik meie patud andeks. Kutsutud ja seatud Jumala sõna sulasena, kuulutan teile Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul ja tema tõotuse kohaselt teid kõikidest teie pattudest vabaks Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Au olgu Jumalale kõrges. Issand olgu teiega. Meie palvetame. Kõige väärine halastaja Jumal, kinnita ja hoia meid oma elavas sõnas ja aita meid, et me seda õigesti mõistaksime ning kindlas usus sellest sõnade ja armastuse tegudega tunnistaksime sinu kiituseks ja auks. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu üksusest elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja võime võtta istet epistli lugemise kuulamiseks. Nii, kirjakoht Kolossa kogudusele. Keegi koguduse liikmetest tuleb loeb. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetakse tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite Isanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises,
ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirikusse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga. Aamen. Ja me tervitame evangeeliumi sõna halleluuja lauldes. Kuuleme evangeeliumi lugemist Luuka evangeeliumi 10. peatükist. Aga pärast seda määras Jeesus veel 70 ja läkitas neid kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid on vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambad hultide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt, rahu olgu teile. Ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Ärge jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline, aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis seal on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teil ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavale ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, ühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Amen. Ja võime võtta istet ja laulame järgmise laulujutluse lauluks Jeesus mõtle karja peale. Ja see on teil olemas laululehel ja vist tuleb ka siia tahvli peale. See laul. Mul on hea meel taas kord siin Toronto Peetri kirikus jutustada ja eestlaste jumalateenistusel teenida. Viimati oli mul võimalus koos teiste Eesti delegatsiooni liikmetega viibida siin Torontos täpselt 2 aastat tagasi, mil lisaks minule ja minu perele oli siin külas ka piiskop Tiit Salumäe koos oma koorijuhist abikaasa Liia Salumäega ning delegatsiooni kuulus ka Haapsalu koguduse kool. Tookordne visiit osutus omal kombel eriliseks sel põhjusel, et enam kui pool delegatsioonist, aga ka mitmed meie võõrustajad haigestusid COVID-isse, mis tähendas meie reisi pikenemist umbes 10 päeva võrra ning oma elu ümberkorraldamist nii siin kui ka kodumaal. Loodetavasti sel korral pääsen koju tagasi plaanide kohaselt. Kasutan siiski siin võimalust tänada kõiki, kes meie eest 2 aastat tagasi väga hästi hoolt kandsid ja ei lasknud meie tujul sugugi langeda, kuigi me
viibisime koduarestis või isolatsioonis. Suur tänu kõigile, kõik te teate, kes te tuge andsite tookord. Aitäh selle toetuse eest. Selle 2 aasta jooksul, mis vahepeal on möödunud, on nii mõnigi asi jäänud samaks, kuid nii mõnigi asi on muutunud nii Eestis, aga küllap ka siin Torontos. Õpetaja Mart Salumäe, kes veel pool aastat tagasi teenis teie kogudust õpetajana, on valitud täpselt nädal aega tagasi Haapsalu koguduse õpetajaks ning ta asub seal teenima uue aasta algusest pärast seda, kui senini õpetaja ja piiskop Tiit Salumäe siirdub jõulude ajal pensionile. Teiegi koguduses on toimunud muutus, kindlasti seoses õpetaja lahkumisega, aga ka seoses koguduse juhtorganite valimisega. Vastutuse on võtnud uued inimesed, kelle jaoks on palju uut. Kõik, mida peab nüüd korraldama, ei ole mitte tingimata tuttav, kuid samas on see suur eesõigus või rõõm, aga ka vastutus jätkata eestikeelse vaimuliku teenimise korraldamist, nii nagu uues olukorras see võimalikuks osutub. Minu soov, tulles Tallinnast ja olles ka peapiiskop endiselt ka selle koguduse liikmetele, minu soov on, et siin võiksime jätkata sellist koostööd ning kui koguduse liikmed ja koguduse juhid seda peaks soovima, püüaksime ka aidata leida Eestist kedagi, kes oleks valmis tulema vaimulikult teenima, eestikeelset tööd jätkama, kui see üldse võimalik on. Aga nendel teemadel räägime juhatusega veel uuel algaval nädalal täpsemalt. Tänase jutluse aluseks olen ma valinud Johannese evangeeliumi 15. peatüki alguse. See ei ole mitte see evangeelium, mida siin lugesime, aga lähtuvalt usupuhastuspühast olen mõelnud, et võib-olla sobiks siia tänasesse konteksti hoopis Jeesuse võrdpilt viinapuust ja okstest. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis: mina olen tõeline viinapuu, iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab see, et see kannaks rohkem vilja. Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Selles võrdpildis kõneleb Jeesus sellest, milline on tema side järgijatega, oma jüngritega. Ta kasutab viinapuu ja viinapuu oksa võrdpilti ning räägib kokku kasvamisest. Enamasti kasutatakse kokku kasvamise võrdlust näiteks aastakümneid abielus olnud paaride või väga heade sõprade ja mõttekaaslaste pikaajaliste suhete kirjeldamisel. Selliseid sidemeid ei ole enamasti võimalik lahti sõlmida, nagu me vahel sõlmime lahti mõne sõlme. Kui sellised sidemed purunevad, on see siis surma tõttu või eemale kolimise või lahkumise tõttu või ka abielude lahutamise tõttu, põhjustab sellise sideme lahti käristamine, võiks nii öelda, raskeid hingehaavu, millest jäävad järele igavesed armid. Nõnda teame ka, et oksa küljest või puu küljest oksa äralõikamine või selle ärakiskumine jätab puulegi armi ja selle eest tuleb eraldi poolt kanda. Kogu Kristuse asutatud kirik on justkui suur puu, millel on tugev tüvi, väga lai võra ja kohevad oksad. Meie oleme igaüks selle puu kõige väiksemad oksad, millelt Jeesus ootab ka head vilja. Olles ristitud Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, oleme me saanud Jumala lasteks.
Me oleme sündinud uuesti Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmisse uskumise kaudu. Meie usk ja meie ristimine on meid sidunud Jeesuse külge. Me oleme Jumala perekonna liikmed. Aga ka iga kogudus on eraldi oks Kristuse viinaku küljes. Ka Toronto Peetri kogudus on oksaharu esmalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku küljes, aga ka Evangeelse Luterliku Kiriku Kanadas, Evangelical Lutheran Church in Canada küljes. Need oksad ei püsi haljad, nad ei kanna lehti veel vähem vilju, kui me nad kuu küljest lahti murrame. Nõnda ei saa olla kristlane ilma koguduseta ja kogudus ilma kirikuta ning kirik ilma Kristuseta. Me oleme kõik omavahel seotud. Rääkides viinapuust ja okstest on oluline täna nimetada, et ka Toronto Peetri kogudus on lisaks sellele, et ollakse seotud kahe kirikuga maailmas, ollakse ka osa ülemaailmsest kiriku puuokste võrgustikust. Mõlemad kirikud, nii Luteri kirik Kanadas kui ka Eesti Evangeelne Luterlik kirik, kuuluvad ülemaailmsesse luterlikku maailmaliitu, Lutheran World Federation, kuhu kuulub kokku 77 miljonit inimest, ligi 150 kirikut üle maailma ja ligi 100 riiki, kus need kirikud tulevad. Luterliku maailmaliidu peakorter asub Gentis, Šveitsis. Eesti eksiilkirik, Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirik eksiilis oli Luterliku maailmaliidu asutaja liige aastal 1947. Kuulumine Luterliku maailmaliitu osutus eestlaste saatuse jaoks määravaks, nagu ka see, et ELK oli selle maailma luterlikke kirikuid ühendava osaluskonna üks asutaja. Nimelt aitas Luterlik maailmaliit pärast sõja lõppu korraldada Saksamaa põgenikelaagrites viibivate sõjapõgenike, sealhulgas eestlaste ümberasumist üle maailma, Austraaliasse, Brasiiliasse, Argentiinasse, Inglismaale, Ameerika Ühendriikidesse ja ka Kanadasse. See, et 10 000 eestlased, sealhulgas ka minu vanaisa, kes elas St. Catherine'is, leidsid uue kodu siin Kanadas, on Luteri kirikute koostöö vili. Meil on põhjust olla tänulikud selle ühe luterliku puu küljes olemise eest. Aga meil on põhjust olla ka täna omamoodi uhked, sest täna juhib maailma luterlasi ja luterliku maailmaliitu Gentis esimese ida-eurooplase ja esimese naiskirikuõpetajana Pärnust pärit ja Tallinna piiskoplikust toomkirikus kirikuõpetaja ametisse pühitsetud ELK kirikuõpetaja Anne Purg, kes valiti aastal 2021, täpselt 2 aastat tagasi, Luterliku maailmaliidu peasekretäriks. Maailma luterlasi juhib juba 2 aastat Eesti. Nõnda olete teiegi siin Torontos ühe suure luterliku viinapuu oksad. Toronto Peetri kogudus ei ole maailmas ega ka eestikeelsete koguduste seas sugugi üksi. Tuleb aga meelest pidada, mida Jeesus ütles. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kas ka kõik viinapuu oksad hakkavad kunagi vilju kandma, seda näitab aeg. Paljud lapsena ristitud ja noorena leeris käinud nii Eestis, aga ka Kanadas, aga ka mujal maailmas on kaotanud oma sideme kirikuga. Samas on palju neid, kes on selle sideme uuendanud küpses eas, kui on tekkinud rohkem aega, pere on juba loodud, lapsed üles kasvatatud ning ollakse jõudnud stabiilsesse elujärgu. Jumal on kannatlik ja ootab.
sest Jumala püha vaim tegutseb varjatult ja teeb oma tööd viisil, mida me ise ei märka ega tea. Külvatud seeme hakkab kandma mitmekordset vilja sageli alles aastate või aastakümnete pärast. See vili, mida Jeesus meilt kõigilt, kui temaga seotud viinapuokstelt aga enim ootab, on armastus. Selle käsu annan ma teile, armastage üksteist, ütleb Jeesus. Nõnda peame armastuses olema alati palju usinamad ja palju ustavamad, kui me seni oleme olnud. Ligimese armastuses saame olla alati paremad. Ei saa öelda, et ma olen armastanud maksimummäära ulatuses. Alati saab olla parem. Nõnda siis, kui oleme olnud ekslikud, kui oleme jäänud üksteisele võlgu armastuses, siis on meil võimalus ju meelt parandada. See on üks asi, mis kristlikus kirikus, ka Luteri kirikus, on imeline ja ainulaadne. Me saame alati alustada otsast peale ja teha paremini. Usupuhastus püha kontekstis on meele ja vigade parandamise peale mõeldes täna väga asjakohane tuletada meelde Martin Lutheri kuulsat 95 teesi, mille ta 31. oktoobril 1517. aastal reformatsiooni alustades Wittenbergi lossikiriku uksele naelutas. Kõige esimene nendest teesidest ütleb: kui meie issand ja õpetaja Jeesus Kristus ütles, parandage meelt, siis tahtis ta, et kogu usklike elu oleks meile parandus. Kui me parandame meelt, püüame olla paremad, teha uuesti paremini kui seni, siis järgneb ka Jumala õnnistus. Mis asi on Jumala õnnistus? Kas õnnistus on sama kui õnn? Peaaegu, kuid mitte päris. Õnnistus pärineb alati Jumalalt. Ka siis, kui meie soovime õnnistust teistele inimestele, soovime me neile Jumalalt tulnud õnnistust. Õnnistust, mida oleme ise vastu võtnud ja saame nõnda edasi anda. Õnnistus, täpselt nii nagu armastuski, on ilma piirideta. Piire seavad ikka inimesed. Meie ise kehtestame reegleid, mille üle on sageli piinlik. Jumal reegleid sellisel kujul ei sea nagu inimesed. Nõnda õpetab usk Jumalasse meid kõiki kõnelema ka omavahel armastuse keeles. Armastus, mis tuleb meie usust Jumalasse, ongi see side, mis hoiab meid viinapuu kui Kristuse küljes, aga seob meid kõiki ka omavahel. Aamen. Ja meie jumalateenistuse kord näeb ette, et me nüüd tunnistame üheskoos oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega ja selleks tõuseme. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neist Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väärilise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
aastakümneid ka mõelda oma maa ja rahva saatuse peale, eriti praegustel keerulistel aegadel, kus Putini väed on väga lähedal ka meie maale Eestis, siis mõtleme sellele, et Jumal ikka õnnistaks meie maad ja rahvast ja me teeme seda, jäädes seisma ning üheskoos ka lauldes meie rahvushümni viimase salmi sõnad. Issand, me palume sinult jätkuvat õnnistust meie maale ja rahvale. Me palume, et rahu oleks meie südames, aga ka nendes riikides ja nendel maadel, kus eestlased üle maailma on laiali pillutatud, et kõikjal valitseks rahu. Aga et see rahu säiliks, et sõda lõpeks ja Vene väed liiguksid tagasi seal, kuhu nad Ukraina territooriumil on tunginud. Et rahu oleks mujalgi, ka seal, kus praegu on rahutus pühal maal ja seal lähedal. Issand, me paneme usalduse sinule ja palume sinu õnnistust. Aamen. Ja võime võtta istet. See nüüd on see koht, kus on teated edasi anda. Kuna ma ei ole igapäevaselt kursis teie eluga, siis ma sain kantseleist Eesti elu ja siin on kiriku teated ja ma loen need siit ette, kes ei ole jõudnud neid siit Eesti elust lugeda. Nimelt lisaks sellele, et täna on meil jumalateenistus siin kirikus, järgneb ka siis kohvilaud ja siin on palutud, et kõik registreerivad. Ma loodan, et te olete ennast kõik juba registreerinud. Igal juhul kohvilauda olete kõik oodatud ja usun siin koha peal, kes ei ole jõudnud registreerida, saab ikkagi kohvilaudast osa võtta. Kolmapäeval 1. novembril kell 12 on Gildiringi kokkutulek. Pühapäeval 5. novembril on surnutepäeva jumalateenistus armulauaga kell 11.30. Inglise ja eesti keeles mälestame lahkunud lähedasi ja teenib õpetaja Pamela Omarano ja Orevil Chung Lee ja kaetud on ka pühapäeval kohvilaud. Ja natukene veel rohkem kaugemale vaadates 12. novembril, mis on samuti pühapäev, on kella 11. kella 4 jõululaat kohvik, annetusega sissepääs $2 ja see on koht, kus saab osta endale jõulukinke, suhelda, nautida jõulumuusikat, koduseid maiustusi ja kohvikildi kohvikus toimub ka loterii ja väike oksjon ning annetused saab tuua laada jaoks kirikusse 1. novembriks. Ja siin on veel praktilisi märkuseid, kuidas tellida vorste ja rukkileiba, aga seda te saate lugeda siis Eesti elust ja koguduse inimeste käest küsida. Arhiivitoimkond jätkab igal esmaspäeval kooskäimist kella 10-2 ja Gildiringi kokkusaamised kolmapäeval 1. novembril ja 29. novembril kell 12. Ja need on kirikuteadete osas kõik. Täna on ka kaetud armulaud ja kuna me kõik oleme natukene uues olukorras ja soovitakse
soovitakse ka, et oleks võimalik veebi teel kõike üle kanda internetis, siis ma saan aru, et eestlaste tava üldiselt ei ole siin olnud, et kogunetakse altari ette niimoodi ja üksteise järjekorras käiakse. Samas on COVID-i aeg ka Eestis muutnud paljudes suuremates kogudustes armulaua vastuvõtmise korda ja kuna mina olen siin külaline, siis tavaliselt öeldakse, et oma reeglitega teise kloostrisse ei minda, siis mina olen olnud nõus järgnema nendele tavadele, mis siin on kokku lepitud varasemate jumalateenistuste käigus. See tähendab seda, et armulauda jagatakse siin altari ees, tulete kõik ükshaaval, saate minut ühitsetud leiva ja ka saate võtta aluse pealt ühitsetud veini väikeste topsikutega ja need topsikud saate panna pärast korvi. Ja kui keegi ei saa päris siia ette tulla, kas siis on keeruline liikumise tõttu, tulge natukene ettepoole või tulge vahekäiku ja andke endast märku, siis me tuleme ja jagame armulauda seal, kus te parasjagu olete. Aga suur tänu veel kord ning ka siia kutsumast ja järgneb ka nüüd laul. Ma vaatan, mis laul see meil oli. Palvelaul ja ka palvelaulu ajal pannakse kokku korjandus. Palvelaul Kindel me usk kui põhjabaas. Issand, õnnista sina ise need annid, mida me sinu riigi töö jaoks oleme kogunud. Jumala Isa, Poja, Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja meie palvetame. Ma nüüd ei tea, kas siin on kombeks olnud seista või istuda kiriku palve ajal, aga võime jääda ka istuma. Kõige väärne Jumal, sina oled meie õiglane kohtumõistja ja helde valastaja. Me avame sulle oma südamed ülistuses ja tänus. Sina oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi meile valmistanud tee igavesse õndsusse ja kutsud meid ikka uuesti sellele asuma. Ka siis, kui me oleme su teedelt lahkunud, annad sa meile uue võimaluse. Sa oled meid tänagi kutsunud oma sõna kaudu ja oled pikameelne meie vastu. Issand, sulle on kiitus ja tänu. Sind, Jumal, kiidame. Sind, Issand, tänu. Lase oma sõna meie südames kasvada ning rõõmsa usu ja armastuse
tunnistamiseks uut jõudu. Kingi oma kogudusele jõudu ustavaks jääda sinu evangeeliumile ning lase oma sõnal õnnistuseks saada meie maale ja rahvale. Juhi meid kõiki rahuradadel ning kaota umbusaldus ja vaen maailma rahvaste ja riikide vahel. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind oma koguduse ja kõigi koguduse liikmete pärast. Puuduta oma püha vaimuga meie südameid ja kuuli. Varja ja aita usus kasvatada lapsi, keda sina oled ristimises kogudusse liitnud. Hoia meie noori südame ja elu puhtuses. Elusta eespalve vaimu vanemate südameis. Tõsta au sisse evangeeliumi tõde meie peredes. Vii selle kaudu lõpule oma töö meie laste ja noorte südameis, nii et nad sinus ära tunnevad oma Issanda ja Jumala. Ava meie südamed igapäevast leiba sinu käest tänuga vastu võtma. Õpeta inimesi kõikjal maailmas oma kasu püüdmatult üksteise eest hoolt kandma. Ava meie silmad nägema võimalusi, kus me saame oma ligimest aidata. Tee meid leidlikuks armastuses ja kui me ise satume ängistusse või ahastusse, siis ära lase meid iial kahelda sinu armastuses. Ole nii rõõmudes kui ka kannatustes, haigustes, üksinduses ja leinas meie ligidal ja aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Et saaksime elada sinu armastuses, surra sinu armus, lahkuda siit sinu rahust, puhata hauas sinu varju all, üles tõusta sinu väe läbi ja pärida igavese elu sinu taevases riigis, kus sina koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti. Oh Jeesus Krist, kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kelle pärast sina meile armu heidad,
meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Ja meie palvetame üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Issanda rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen.
tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Meie palvetame. Kõige vääriline Jumal, me täname sind sinu sõna ja sakramendi eest, millega sa meid ja meie usku oled kinnitanud ja osadust tugevdanud. Aita meil jääda püsima sinu armastusse ja halastusse. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja lõpulaul, mis meil laululehtedel on ja siia seina peale tuleb, on Luteri kiriku hümn ja seepärast, kes saavad, võivad jääda selle laulu laulmise ajal püsti seisma. Üks kindel linn ja varjupaik.
kohvilaud, kõik olete oodatud ka kohvilauda, aga jumalateenistus on lõppenud, minge Jumala rahus ja teenige Issandat rõõmuga, tänu olgu Jumalale. Suured tänusõna, Urmas, sulle, et sa nii ilusti selle teenistuse läbi viisid. See oli ainulaadne ja aruplane. Ja meil on nii hea meel, et sa eriti see sidukas, mis sul olid, et see eriti vihjab selle peal, milles meil just on vaja juttu pidada sinuga teisipäeval. Ja eriti sa seda nimetasid nii, et meil tulevad väga tõsised jutuajamised Urmasega ja meil on nii hea meel, et on siin mitte ainult teenistust tegemas, aga selgitusi teha, kuidas me oma olukorra paremaks saame viia tulevikus. Nii et see on väga tähtis. Aga enne kui ma sinna lähen, siis ma pean teed ütlema ühte asja veel. Üks asi, mis oli selle armulauaga seotud, oli ka see armulaud, mida Jeesus jagas ja nii edasi. Ja meil on ka omaks võtnud, et toit on meile väga tähtis, nagu sa siin täna näed. Ja mis meil on üks väike tänude sulle ütelda ja ma pidin ise koostama need sõnad, mis siia sisse panime. Nii et ma pean need ette lugema, sest mul läheb segamini. Lugupeetud peapiiskop Urmas Vilma, meil on hea meel, et pidasite meil täna Jumala teenistuse. Tean, et eriline ühtekuuluvuse tunne tekib siis, kui jagame toitu Jeesuse nimel, mis on neid üle aastate ühendanud. Tahame sinule kinkida Peetri koguduse naisringi koos valmistatud ajalooline kokaraamat ja jäädvustada tänast koosviibimist Peetri koguduse nimel.